Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcastist. Sel korral võtame siis fookusesse nüüd meie, mitte nüüd tiigrihüppe, aga tiihüppe, mis grii on ära kadunud, et tehisintellekti hüppe. Ja nagu ikka on mul saates selleks ka külaline ja täna on selleks teist korda siin saates Jaan Aru. Tere, mul on hea meel siin olla ja muidugi pole hea meel öelda, et sa kasutad sõna tehisintellekt. Peaks kasutama tehisaru, eks? Jah, see peaks olema taahüppe. Ja, või noh, siis me arutasime ka, aga seda keegi sellega kaasa läinud, et kui me tahame juba panna mingid loomanimesid, siis võiks panna ju karuhüppe, nagu kunstaruhüppe, et see sobiks tegelikult ja oleks loomahüppe. Kurahüppe, see läheks just nõnda. Ei, karuhüppe. Karu. Kunstaruhüppe. Aga ei, no on vist on. Karuhüppe, ei, see oleks päris hästi sobinud, ma arvan, tiigrihüppe asemele. Tiigri on nüüd juba natukene surnud, et karu asemele, et siis vähemalt nagu karu võib-olla isegi sööks tiigrit, ma siis nii kindel ei ole, et ei ole vist väga samades geograafilistes piirkondades nii palju, et oleks statistikat palju karud tiigreid söövad, aga see on huvitav teema, mille peab arutada. Teeme järgmise podcasti sellest. Inimesed juba nagu hakkavad kinni panema, nagu et räägib vist bioloogias. Ja, et plaanis on ikkagi siis tehisintellekti tehisaru kasutus ja just nagu see, natuke tahtsingi seda konteksti võtta, mis on siis see tiihüppe ehk siis see, et meil on nüüd riigina plaan, et paneks selle mullintava tehisintellektiga koolisüsteemi. Ja vähemalt minul esimesena oli nagu selline läksid siin nagu multikates on, et kõik alarmid hakkasid siin üleval vilkuma ja põlema, et noh, selge, et põhikooli lõpp ja keskkooli algus oli vist see mõte, kuskil seal 9, 10, 11, 12 piirkonnas, et jagame siis kõigile ChatGPT litsentsid kätte ja põhimõtteliselt võime nagu õpsi puhkusele saata. No õnneks ma saan aru, et see nii ei ole. Üritasin milleski grillida Kristinat sellel teemal ja siis selgus, et ikkagi natuke rohkem läbi mõeldud ja selgus, et isegi projekti juhib enam-vähem arukas inimene, et kes siin üle laua istub. No, mina olen nagu, jah, mul on selline oma roll, mina teen seda teadustöö poolt, et seal ikkagi sihtasutuse poolt juhivad seda teised toredad inimesed. Ja mõtlesin ka seda nagu oversighti või seda ülevaadet. Ja teadus, ja. Ja noh, selles suhtes, et ega sa ei eksinud ka, et kui see projekt alguses välja kuulutati, noh, siis jäi ju mulje ja võib isegi öelda, et öeldi seda, et see on peamiselt nagu see litsentside kätteandmine, eks. Aga õnneks oli siis, noh, Eesti on tore riik, kus meil on siis neid aktiivsed inimesi, kes kohe reageerivad ja midagi pole öelda, ka minister küsis kohe ka teadlaste poolt seda, et noh, mis te arvate ja siis teadlaste väga ühine vastus oli, et ei, noh, me ei saa lihtsalt kätte anda neid litsentse, see ei tee midagi paremaks, üritame teha süsteeme, mis tegelikult on paremad. Aga äkki siis avadki, et mis te siis lõpuks välja pakkusite, mis asi see tiihüppe nüüd täpsemalt lõpuks on? See vist kas juba algas või algab või see sellest õppeaastast või? No sellest siin oligi, et jällegi, et kuulutati algus välja, et on septembrist, eks, aga siis kui sihtasutus loodi ja sihtasutuse juhiks sai Ivo Vissaks, siis tegelikult nemad tegid väga targa otsuse, ütles, et me ei ole septembriks valmis. Ja siis tegelikult on need litsentsid käes küll õpetajatel, aga õpilased saavad alles nüüd selle litsentsi kätte. Nii et selles suhtes siin see puhveraeg, mis oli see paar kuud, tegelikult oli väga kasulik ja väga palju tööd sai sel ajal veel tehtud. Nii et õpilased saavad hakata jõuludeks tegema naljapilte ChatGPT-ga? No siin, eks ta ongi nagu on ju, et see ei ole ju kohustus, see ei ole nii, et nagu nüüd igal õpilasel järsku kuskile telefoni see äpp laetakse, vaid see ikkagi, kool peab nagu veel teatud asjad nii-öelda sisse lülitama, nii et ma kujutan, et see on pigem uue aasta algusest, võib-olla mõni kool on kiirem, mõni kool võtab rahulikumad, sest noh, kellelgi ei ole ju kohustust. See ei ole mingi kohustus, mis on riigi poolt pandud, et kõik peavad kasutama, see on võimalus, mida võiks kasutada. Okei, aga võtame siis niimoodi, et selline algus oli võib-olla selline kergelt irooniline sissejuhatus minu poolt, sest mul on siin enda teemad, miks ma selle üle olen ka natuke rohkem turris ka kui selle koolis ekraani kasutamise muu mõttes, sest võime pärast rääkida. Aga nüüd selles kontekstis, milles osas nagu ta võiks nagu siis kasulik olla, ehk siis see, mis on nüüd see lõplik plaan, et äkki sa natuke avad seda, et mis see tiihüppe nagu mõte, sisu, eesmärk on siis, et
mis me sellega saavutada tahame? Noh, tiihüppe on ju natukene laiem asi ja mina ei saa kõige eest rääkida, kuna jällegi mina ei esinda sihtasutust, aga võib vaadata seda niimoodi, et on haridusuuendusprogramm, kus me tahame viia peamine eesmärk ei ole isegi mitte viia tehisaru koolidesse, vaid tegelikult aidata meie õpilasi läbi selleks sobiva tehisaru, et õpilastel õpioskused üldiselt paraneksid. Muuhulgas paraneks ka see, kuidas nad tehisaruga suhtlevad ja tehisaru kasutus ja et paraneks ka see, kuidas õpetajad oskavad tehisaru kasutada. Ja see on selle programmi nagu idee, et on nagu üldine praktikate muutmise programm. Et näiteks, mis oli esimene väga oluline samm, oli augusti lõpus tehti õpetajatele koolitus. Eks, üle Eesti nendele õpetajatele, kes on selle programmiga seotud, et selgitada õpetajatele paremini, mis on tehisaru, mis on tema ohud, millist rakendust me üritame luua, kuidas neid asju kasutada ja õpetajad on siis saanud nüüd paar kuud tegelikult ettevalmistust, kus lisaks sellele, et neile nagu augusti lõpus korraks koolitati, on siis enamikes koolides käivitunud õpiringid, kus õpetajad tulevad kokku, nad räägivad nendel teemadel, vahetavad praktikaid ja nii edasi. Et see pika vastuse mõte on see, et see tegelikult ei ole mingi ühe rakenduse viimine koolidesse, vaid mõte on teha nagu suuremat praktikamuutust ja kui veel kord nagu öelda, et mis see peamine point on, siis tegelikult see peamine point minu jaoks ei ole nagu see, et me viime tehisaru koolidesse, vaid see, et me tegelikult tõstame õpilaste õpioskuseid läbi tehisaru. Ja et seda teha, siis see viimane tähtis komponent ongi see, et me ei saa viia mitte tavalist chat-GPT-d sinna kooli, vaid pakume süsteemi, mis siis on chat-GPT lisa, kus sul on nagu teatud instruktsioonid sellel süsteemil lisaks, et mida ta tohib, mida ta ei tohi teha, mida ta võiks teha, mida ta ei võiks teha. Et ma võin kohe mingi ühe näite tuua, kui see sind huvitab, et inimesed aru saaksid, mis see vahe on. Et see peamine vahe on see, et kui õpilane läheb chat-GPT-sse on ju ja kirjutab sisse, et nii, mul on vaja teha siin ajaloo kodutöö, et teeme. Siis chat-GPT vastab on ju 2 A4 tehtud. See ei toeta õppimist. See ei toeta mõtlemist. Niisiis see rakendus, mis meie oleme siin üritanud kokku panna, on siis, et õpilane läheb võib-olla sama promptiga sinna sisse ja siis süsteem vastab väga tore. Proovime seda koos teha, et mis on sinu enda esimene mõte, kust alustada. Õpilane ütleb, et ma ei teagi. Siis süsteem vastab, mis on su seos selle teemaga, et kas sa isiklikult, kui sa seda teemat vaatad, et kas sul, mis on need mõtted, mis tulevad ja nagu, et iga samm nagu üritab teha hästi vähe ja julgustada seda õpilast nagu ise tegema. Ja et see on see idee, see on üks näide sellest, mis sorti muutuseid me oleme sellesse süsteemi nagu teinud. Neid on veel, aga kõikide mõte ongi see, et me nagu läbi selle süsteemi siis tegelikult õpetame ka õpilasi nagu paremini õppima. Okei. Aga see oleks siis nagu, ma mõtlengi just seda, et kas ta nagu võiks mõelda siis niimoodi, et see tehisaru rakendus nagu osaliselt täidaks tuutori funktsiooni. Ehk siis sa pead tegema mingi ülesande, sul oli see materjal, mis sa said koolis, teadmine, mis sa said koolis, kui sa ka kohal ei käinud, siis ma ei tea, mingid materjalid ainult on ju. Ja nüüd sa peaks tegema mingi töö. Sul võib-olla ongi mõningane võib-olla õpiraskus midagi, et kuidas seda vormistada või mis võiks olla need põhiteemad, mis need põhielemendid olid mingi sees asjad on ju. Et siis tuutori mõte on ju, kui sul keegi võtab tuutori, näiteks, et ta lasta aidata järgi, ma ei tea, matemaatikas või eesti keeles või keemias või milles iganes, et siis ta ongi keegi, kes nagu üritab sind suunata, et öelda, et kuule, et okei, mõtleme, kuidas sükast ülesannet võiks lahendada, mis sul olemas on, okei, neid sa tead, mida me otsime, ma mõtlen automaatselt taustal füüsika poole pealt, kui sul on mingi tekst ülesanne füüsikas on, et sa hakkad nagu suunamagi, et okei, et seda oskad nii, aga kuidas oli see kiiruse valem, mäletad? Okei, mis asi on üldse kiirus? Ühesõnaga, et üritaks sind suunata selleni, et sa lõpuks ikkagi oma aju kasutades jõuad tulemuseni. Et ta pigem on selline nagu konsultant, okei, sellele ma võin selles mõttes nagu alla kirjutada, et see on koht, kus
ütleme niimoodi, et tegelikult tõenäoliselt iga laps vajaks mingit sorti tuutorit mingisuguses ajavahemikus, et aidata endale mõtted läbi mõelda ja suunata. Ja ilmselgelt meil riigina ei ole raha, ega inimestele palgata kõigile lastele tuutorid. Jah, just, et selle koha pealt, kui see kõik nii töötaks ja läheks, siis sellest tehisarust tegelikult oleks kasu. Jällegi, mingile kõige parimatele õpilastele tehisarust on võib-olla väga väike kasu, aga nendele keskmistele ja kes ei saa nii hästi hakkama ja kelle jaoks õpetajal ei ole aega, nendel potentsiaalselt võiks sellest tehisarust olla palju kasu, kui ongi, et ta julgustab, aitab seda ühte väikest sammu teha ja valida ja siis õpilane nagu samm-sammult tegelikult õpib tegema neid asju, mis muidu ülesanne, mis oleks tema jaoks nagu lihtsalt liiga keeruline ja lihtsam öelda, okei, mina ei oska, mina ei tee, eks. See ülesande tükkideks võtmine ja suunamine, okei. Jah, et jälle just see täpselt see nagu see tuutor või teine asi, mis ma ütlen õpilastele, et mõelge, et mis see GPT tähendab, tegelikult ta tähendab midagi keerukamat on ju ka, et mõelge, et kas ta on geniaalne personaalne teener, lasete kõik ära teha. Ei, te tahaks, et oleks geniaalne personaalne treener. Täpselt, sa lähed treeneri juurde, kes peab sulle õpetama mingid asju, et siis sa ütled talle, kuule, ma ei viitsi seda harjutusi teha, tee ise. No siis treener muidugi ütleb, ei, sina pead tegema. See on tegelikult päris hea analoog, et kui ma võtan endale personaaltreeneri, siis see on fantastiline, et tema võib tõmmata lõuga ja visata palli asju, et sest mul on suht vähe kasvu. Ainult kaotada raha ja aega ja kõik on tõesti mõttetu. Ei, kusjuures see on päris hea point. See meenutab seda nalja, kus keegi ütles, et ma ei tea, mul on juba 3 kuud nagu jõus oli see, midagi ei toimu, ma lähen täna kohale, uurin nende käest, mis värk on. Et see ei lähe. Kui ma noortele seda ka selgitan, siis üks analoogia ongi jõusaali analoogia, eks on, et või üks analoogia on see treeneri analoogia, aga teine on ka see, et näiteks tõstuk on üks väga hea asi, on ju, raskuste tõstmiseks on ju. Ja nüüd võib keegi mõelda, et ohoo, tõstuk on hea asi, et ma lähen tõstan nagu raskuseid jõusaalis sellega. Ja seda võib teha, seda võib mõelda, aga ei tohiks olla illusiooni, et siis minu lihased sellest kasvavad, et tõstuks see tõstab. Ja täpselt sama asi on tehisaruga ka, et siin on see probleem, et õpilased, nad ei ole mõelnud, mis see õppimine on. Nende jaoks tihti tundub, et õppimine on hinnete saamine, eks, aga siin on sama asi, et ei, õppimine on see, kui sa ise teed. Ja kui see tehisaru sinu ees teeb, sa ise ei arene, sa vaimselt ei arene, eks, ja et osadele õpilastele piisab sellest, kui sa seda ütled, need on vähemuses, ja suurele osale oleks hea, kui see tehisaru lihtsalt ta ei teeks nende eest ära, vaid üritaks seda asja tükeldada ja siis nagu samm-sammult õpilast aidata selles suunas. Ja see tuleb ikkagi lõpuks tagasi selleni natuke, mida me eelmine kord rääkisime, et kuidas lastele seletada ära seda kontseptsiooni, et su aju on tegelikult päris võimeline asi ja seda on vaja nagu treenida ja kasutada ja see on tegelikult, mul on siin laua peal ka see laps käskis sealt autogrammi saada, et see juba enne mantsida, aga et see osav aju, et mida su aju suudab tegelikult teha, et tegelikult kui see tehisintellekt, tehisintellekt on isegi väga nagu ameerikanlik lähenemine, et kui see tehisaru nagu aitabki sinu aju treenimisel, et personaaltreener aitab sind jõusaalis sellega, et mis lihasgruppe, kui palju treenida, mis hetkel on piisav, mis koormus on ju, mis järjestes, et siis keegi peaks olema ka, kes sinu seda aju jutumärkides lihast aitab samad moodi treenida. Et siin on sul tugevused, on ju, selles sul on nõrk, tee täna, ongi seal nagu on need jalapäevad, on ju, et siis seal on ajupäevad. Või erinevate ajuosade päevad, erinevate ajuvõrgustike päevad. Et joonistame võidu. Võib-olla see ei ole päris see, millest ta peaks olema. Aga samas ta võiks ju seal ka anda vihjeid ja analooge. Igal pool, et see ongi see mõte, et need süsteemid ei tohiks võtta meie eest ära otsustuskohti ja oskuseid, vaid nad peaksid neid võimendama. Ja see on üks nagu see fundamentaalne probleem minu jaoks, et need tavakasutuse tehisarusüsteemid, nad ei toeta inimest, toetavad ainult tarka inimest. Nad ei toeta keskmist õpilast, nad ei toeta keskmist inimest, aga põhimõtteliselt need tehisarusüsteeme saaks kasutada, et nad kogu aeg toetavad, aga selleks on nagu vaja siis neid natukene muuta. See ongi see, et sa räägid sellest muudetud versioonist, mis nagu kõlab hea mõte, aga ma võin sulle saladuskatte all öelda, et esimesse klassi minevad lapsed, neist päris paljudel on ChatGPT juba telefoniga taskus kaasas.
ja seda küll kasutatakse, ma saan aru põhiliselt küll rohkem selleks, et tee mulle väga lahe Minecrafti pilt, millel on Steve ja see ja nad parasjagu võitlevad nendega või mingi sihukest asja. Tean oma tutvusringkonnast seda temaatikat, et tegelikult nagu minu meelest see T-hüppe plaan oli seal keskkool. No 10-11 klass on ta praegu. On ju, et aga nagu samal ajal läheb ta nagu massiliselt sinna nagu 1., 2., 3., 4., 5., 6 kõikidesse klassidesse ka. Niinimetatud unsupervised, ehk siis ilma igasuguse järelevalvet. Noh ja ilma selle lisavidinateta. Ilma selle lisavidinateta, ehk siis seal on täpselt see, kus ta teeb täpselt seda, mida nad tahavad. Ja tegeleb nagu, see on see mitte ajutreener, vaid ajuteener. Ta isegi ei ole ajuteener, ta on pigem nagu... See kõlab ka liiga hästi. Ma sean, võtta, nüüd on need, mis need trallala, see brainrot. Ajumädanik. Just, et see on nagu ajumädanik juba, et ma just mõtlengi, et ta tegelikult töötab ju sellisel juhul ka sellena, et lihas, mida sa ei kasuta, hakkab kärbuma. Et sama ju tegelikult on ka ajuga, et kui sa seda ikkagi üldse ei kasuta, vaid teed, loodaks endiselt, et tundides nagu tehakse asju ilma telefonita. Aga see on see, mis mu see pet peeve on natuke ingliskeelt kasutades, et ma sain ise väga vihaseks, kui meie aastakooli iseseisva päeva ülesanne oli 7 ülesanne, mida tuli kõiki teha nutitelefonis. Soovitataval 2 omades Google'i kontosid, sest ühes lindistad, teises loed ja siis, ühesõnaga see oli täis absurd, ma sain väga vihaseks ja kirjutasin kirja, mis läks kogu kooli õpetajatele ja õpilastele ja kõigile, et ma lubasingi sind juba ära, et sa võiks tulla kindluse kooli milleski tegema seda, seal on need kogukonna loengud. Sa tuled räägid, miks ekraan halb on. Ma saan vist hästi ei öelda. Sa saad pärast öelda. Vaatame. Aga ühesõnaga, tahaks igasse kooli jõuda, aga ei jõuda. Aga ühesõnaga, et mõte on selles, et tegelikult meil on nagu see probleemi koht, et seda on siuke täiesti ilma kontrollita kasutuses nagu metsikult seal noorte seas ja seal tekib see olukord, et selleks hetkeks, kui nad ükskord jõuavad sinna faasi, kus kontrollitud süsteem nagu kasutus tuleb, on nad juba, ma ütleks, et ära rikutud, aga et... Ja, sa võid kasutada ka seda sõna, et siin ongi nagu 2 asja, et ühelt poolt otse loomulikult ma usun, et sa ka nõustud, et kui sellist uudset programmi alustada, sa pead võtma nagu selle õige tüki. Ja ilmselt sa nõustud ka ja vaatajad ka ja kuulajad, et see õige tükk tõesti on see nagu gümnaasiumi 10-11 klass, et see on väga hea tükk, tegelikult väga hästi valitud ja idee on tegelikult siis laieneda järgmisel aastal juba on ju kutsekoolidesse ja siis ka hakata sealt põhikoolis ikkagi seda järjest allapoole tulema. Sest teisiti sa ei saa teha seda, et muidu on lihtsalt juba praegu on liiga palju seda kõike tööd ja neid asju, mida on vaja teha. Nii et ühelt poolt see on õige lähenemine. Teiselt poolt otse loomulikult see, mis sa kirjeldasid, on probleem. Ja mida me saaks teha, ongi see, et tegelikult Eestis nagu üldiselt nagu seda teadlikkust tõsta, et nagu 1. klassi õpetajad, 4. klassi õpetajad, 6. klassi õpetajad, kõik ka teavad üldiselt ikkagi, et õpetaja ei tohiks olla see, kes ütleb, et nagu suvaliselt, et kasutage nüüd tehisaru ja et õpetaja oskab öelda selle põhiasja, näiteks selle sama analoogia tuua selle treeneriga. No ei tea, võib-olla 1. klassi puhul ei tööta, eks, aga 6. 7. puhul, kus juba inimesed mõtlevad, milline nende keha välja näeb, see töötab päris hästi, eks on ju. Ja et me ka neile õpetajatele ja ka lapsevanematele anname mingisugused tööriisad, et kuidas mõelda sellest üldse, sellest kogu sellest problemaatikast ja teemast. Sest see on see, mis ma arvan, et me eelmine kord ka näiteks rääkisime, mis vahel Eestis on see mure, et me oleme nii nagu me oleme tehnoloogia riik ja digiriik ja siis paljude jaoks järgmine järeldus on see, et mida rohkem, seda parem. Aga tegelikult ilmselgelt ju ei ole nii, et less is more. et maailma parim tehnoloogia riik, sa ei ole mitte siis, kus su kõige rohkem kasutatakse, vaid siis, kui kõige targemalt kasutatakse. Ja see väga kena ka presidendist, et ta seal ka T-hüppe nagu selle välja kuulutamisel seda ütles, et me ei kasuta tehisintellekti mitte kõige rohkem, vaid kõige targemalt. Et see tegelikult on ka väga väärtuslik, aga kohati just ka nagu su näide tõi, et me läheme seda vale teed. Et me peaksime igal pool kasutama. Ei. Ja ma arvan ka, et see on nagu, ma arvan, et siin on nagu seda informeerituse kogust nagu juurde vaja, et inimesed saaksid aru, mis on selle nagu see varjukülg, et see, et siis seda vähem sa kasutad, tegelikult on ju tehtud ka päris palju uuringuid, et inimesed, kes igapäevaselt kasutavad ChatGPT-d ja muid asju selleks, et lihtsalt asju ära teha enda eest
ja on tegelikult seal hakkab tekkima ikkagi ka nagu reaalselt ajukeemia tasandil nagu tagasiminekuid, et sul tegelikult natukene hakkabki see analüüsi ja analüütika võime nagu vähenema. No see on nii loogiline, täpselt me oleme rääkinud sellest treenimisest ja lihaste treenimisest, tõesti aju, ta ei ole nagu päris lihas, aga siiski selleks, et mingit oskust omandada, sa pead seda harjutama. Kui sa seda ei tee, seda oskust ei saa, kui sa seda ei hoia, siis see järjest kaob, eks, et ajus see niimoodi on, ja et ma tundub, et see ei pea olema isegi teadlane, et see tõesti nagu tegelikult nagu teed see talupoja mõistus, et sa pead teatud asju ise tegema, et neid asju nagu siin osata, mõelda, arutleda, otsuseid teha, kui sa lased kõik tehisarul ära teha, siis sa ei oska neid asju teha. Ja kuidas ma seda üritan nagu noortele selgitada, sest ma usun, et targa inimesega on seda lihtne selgitada, aga noorele ma üritan öelda nii, et kui sa nüüd kõik otsused lased tehisarul ära teha, sa ei ole enam vaba. Sest vabadus seisneb selles, et sa suudad ise ka otsuseid teha. See ei tähenda, et sa mitte kunagi ei võiks tehisarult küsida, mis sina arvad või mis oleks hea otsus. Aga kui sa kogu aeg peamiselt teed seda, mis tehisaru ütleb, siis sa tegelikult ise enam ei suuda otsuseid teha ja siis sa tegelikult ei ole enam vaba. Ja siis ma võrdlengi seda, et ühelt poolt on sul see, et sul on aju vabadus, mis tähendab, et sa nagu suudad ise otsuseid teha, vahel teed lolle otsuseid, aga see on okei, see on inimlik. Sellest õpid kõige rohkem. Ja see on inimlik ju. Aga teisel pool on ajuvabadus. Kus tegelikult sa lihtsalt jälgidki seda, mida algoritmid ütlevad sulle. Sotsiaalmeedias sa istud, sest et sul on need algoritmid soovitavad sulle ägedaid videosid ja siis sa küsid, tehisarut, mis ma õhtuks võiks teha. Ja et see tegelikult, selles see ei ole enam vaba inimene. Ja see mulle tundub, et see on üks argument, mida siin Eestis võiks ka nagu rohkem arutada, et vabadus on meie jaoks väga tähtis. Aga Eesti jaoks väga tähtis, aga me nagu riigina ei saa kuidagi aru või ei ole nagu mõistnud seda, et tegelikult vabadust söövad ka algoritmid ja tehisaru, ja et see kogu aeg võtavad meilt meie vabadust ära eelkõige meie noortelt, kes on nagu vähem õppinud seda veel, et kuidas nagu otsuseid teha. See on raske. Ja ütleme niimoodi, et eks ma ise kasutan ju tegelikult ka tehisaru nagu põhimõtteliselt igapäevaselt, aga minu meelest ongi oluline, et inimesed saavad aru sellest niimoodi, et sa saad lasta tehisarul teha ära asju, mida sa juba oskad väga hästi ise ka teha. Aga sul on vaja pigem kas ajaefektiivsust või mis iganes muud on ju. Et kas või see, et kui on vaja saada kontsentraati mingist ülipikast tekstist või mingist, kus ma kõige rohkem seda ise kasutan, näiteks on komisjonide protokollid, kus ma olen ise komisjonis kohal olnud, ehk ma olen selle läbinud, ma tean, mis seal oli, aga et teha sellest näiteks on olnud olukordi, kus komisjoni protokoll on 20 lehekülge pikk, on ju. Enamus on mingi edasi-tagasi jauramine mingi ühe teema ümber, on ju. Aga selle 5 lehekülge jauramist saab kokku võtta 2 lausega. Ja võt seda kohta, et selle asemel, et ma pean iga kord selle uuesti täies mahus ise läbi lugema, ise kirjutama need 2 lauset, see on koht, kus ma nagu saan lasta tal resümeerida. Või teine variant on see, et lasta tal teha ära mingisuguseid tuimi ülesanded. Ma tean, ma kunagi aitasin naisel teha lasteaia jaoks oli vaja teha selliseid ribasid, kus on nagu mingid hästi lihtsad laused või hästi lihtsalt ülesanded, siuke, ma ei tea, siuke baasmatemaatika 1+5 või midagi. Ja oli vaja lihtsalt genereerida neid 100 tükki. Ja see on siuke tuim töö, et sa lihtsalt otsid, mõtled, et need kõik laused võiks olla natukene erinevad, aga samas nagu pädevad siuke lastealastel. See on siuke asi, kus ütled ChatGPTile, palun genereeri mulle 100 tükki. Ja ta teeb. See ongi nagu, see on see, et ta on masin, ta teeb selle töö sinu eest ära. Need on kohad, kus see on nagu väga hea. Ja teine ongi täpselt see sama teema, et kus ta saab kasutada seda varasemat teadmist, et võib-olla sind nügida või suunata, kui sa oled kuskil stuck. Et kas ongi see, et sa hakkad mingit asja lahendama ja tead, vahest on olukord, kus aju on tühi. Ja siis on ka hea nagu korraks see nagu, et saada sellest, osad nimetavad seda nagu selleks, see on see kirjutaja blokk või mis iganes on, sul vahest võib olla mis iganes muul põhjusel. Siis on hea, kui sa saad kuskilt selle stardi momendi, et edasi minna. Et sa saad mingi kas või, ma ei tea, on vaja kirjutada mingisugune raport, et mis on hea mõte, millest alustada? Esimesed paar rida. Ja siis edasi juba tuleb ise nagu, et neid kohti on võib-olla sellised, kus on hea kasutada, aga jaa, ma ütlen, et selleks, et osata teda nii kasutada, pead sa kõigepealt nagu
aru saama, mille jaoks seda on okei kasutada. Sa pead ise ka mingid teadmisi omama juba, jah, et see ongi nagu see põhiprobleem ja miks me just kooli tasemel ja koolilaste tasemel tegeleme sellega, sest meil siin on mingid teadmised, kuulajatel on mingid teadmised, aga kui see on koolilaps, siis tema alles arendab neid teadmiseid ja see, et ta üldse nagu tegelikult nagu targemaks saab, see ei ole nagu iseenesest mõistetav, see ei ole vanusega kaasnev, vaid see tegelikult kaasneb kooliharidusega, eks, et seda on korduvalt näidatud, et kooliharidus nagu lisab seda, et inimesed saavad targemaks. Ja siis, kui nüüd olekski õpilane, kes näiteks 8. klassis hakkab ainult kõige jaoks tehisaru kasutama, siis ta vaimselt jääkski 8. klassi tasemele, et ta jõuaks nagu täiskasvanuks inimeseks, kellel on nagu tegelikult teistmoodi vaated ja kes suudab nagu mingit suurt pilti omada mingitest asjadest. Kui ta ise ei mõtle, siis ta seda ei oma, et see ei ole automaatne protsess, mis kõikidel inimestel nagu kuidagi käib. Ei, kooliharidus ja see, et sa teed üldse neid mõtlemist vajavaid ülesandeid, see on see, mis nagu mõtlemist arendab. Jah, et tegelikult klassikast ongi, et inimene õpib oma vigadest ja eksimustest ennast kõige rohkem just sellepärast, et ta oleks kuskil rappa. See jääb meelde, ta hakkab mõtlema, kuidas seda teha teistmoodi ja tegelikult sama on ju ka õppimisega, et kui sa teed ära midagi sükast, mida sa nii juba oskasid, see kinnistab natukene, on ju, aga sa nagu ei lükka ennast sellest mullist nagu välja ühtegi pidi, et kui sa nüüd üritad teha midagi, mida sa ei ole nii kindel või kus sa pead midagi järgi vaatama või see on see, mis nagu oluliselt rohkem laiendab su teadmist. Et kui sa nüüd võtadki ainult selle, et ma püsin oma selles mullis ja kõik, mis on mullist väljast, ma delegeerin välja, et ma ise ka aeg-ajalt ütlen, et mul on see välimälu, et osa asju lähevad telefoni, ma ei tea, märkmetena või midagi sükest, et ise ei pea, ei ole prügikasti, ei pea meeles, on ju. Aga see juba natuke on ka, on ju, et sa paned asju sinna kirja ja panedki kirja ja lõpuks ongi, et ei pruugi ise enam hästi mäletada neid asju, et seda eeldadki, et kõik on juba väljas. Et see ongi see nagu õige tasakaalu leidmine, et ilmselgelt tänasel päeval ei ole kõige optimaalsem nagu kõiki asju kogu aeg ainult nagu oma peas hoida. Sest nii lihtne on teatud asju ära panna. Aga teises äärmuses on see, mida me ka näeme juba tõesti täna ju, kus inimesed nagu absoluutselt enam ise midagi ei tee, sest on see võimalus, on ju kõik kuskile panna ja siis ChatGPT teeb kõik otsused. Ilmselgelt see peab see kuskil keskel olema, et inimene mingeid asju nagu paneb masinasse, erinevatesse kohtadesse ja teisi asju ta teeb ise, sest muidu ta ei olegi enam inimene, eks see nüüd. Kui ta ise enam mingeid valikuid ei tee, siis ta on lihtsalt algoritmide pillutada, mängukann. Jah, sest ütleme niimoodi, et ega nüüd niimoodi hästi võib-olla futuristlikult või siis fantaasiamaailmas võtta, siis ega meie oleme sellised bioloogilised robotid selleks, et see aju saaks ringi käia ja teha asju, on ju. Et me saame vahetada oma neid liikmeid ju ka vajadusel välja, on ju, kellel on õnnetus, saab panna kunst käe või kunst jala või midagi, et me saame neid asju välja vahetada. Ajuvahetust me nagu otseselt ei tee veel. Et see on nagu see, et tegelikult meil ongi see kõik on puhas mehhanism selleks, et olla see nagu transpordivahend. Et kui me nüüd nagu selle ajufunktsiooni ka veel nagu välja delegeerime mingisugusele tehisarule, siis põhimõtteliselt tekib küsimus, et mis meie point üldse on? Täpselt, et see ongi vahel, et kui rääkida ka ettevõtjatega, siis nad ütlevad, et ei, mis see nüüd tehisaru, et vaata, et kalkulaatorid on tulnud, siis kardeti seda, raamatud tulid, siis kardeti seda, aga nagu sinu enda sõnastuses täpselt, et see on tegelikult teine asi, et me nagu nüüd asendame mingeid asju, mis teevadki meid inimeseks, et see, et sa nagu enne said mingid asju masinatega teha, nagu see vabastas seda, et inimesed said näiteks rohkem käia koolis ja said rohkem kooliharidust, üldiselt haridustaset tõusis üle maailma, on ju, kuna inimesed said rohkem koolis käia. Aga nüüd kui me anname ära selle, siis tegelikult täpselt, et what's the point ja ma ise olengi hakanud seda nimetama nii-öelda lolliks või lollusaja jooneks, kus me oleme ja mõte on selles, et terve 20. sajandi vältel, jah, mõnes mõttes juba 19. sajandist kogu aeg nagu inimkonna tarkus tõusis. Kui vaatame teste, me vaatame seda, kuidas kasvas kirjaoskus, arvutamisoskus, kogu aeg tõusis. Ja siis tegelikult umbes aastast 2012 ja nii on nüüd hakanud testid, nagu PISA, täiskasvanute testid ja muud asjad nagu langema.
see on lollus ajajoon, sest me keegi pole seda valinud ise nagu demokraatlikult. Me pole otsustanud, et see on see, mida me tahame. Aga lihtsalt see inimese nutikus on loonud siis algoritmid, sotsiaalmeedia algoritmid näiteks, ja nüüd tehisaru, mis nagu tekitavad selle nii-öelda, mis me ütleme siin siis selle allakäigu. Võib öelda küll allakäigu, eks? Ja see üks point, mida ma nagu olen üritanud sõnastada Eestile, meile kõigil on see, et see ei ole paratamatu. See ei pea nii olema. On ka teine ajajoon. On see ajajoon, mida oleks võinud muidugi varem teha juba, kust meil 21. sajandi algus oli juba selge, et millest inimesed sõltuvuse satuvad ja meil oli selge, et kui inimesed ise ei tee, siis nende vaimsed oskused känguvad. Ma oleks võinud siis selle otsuse teha, aga no, parem hilja kui mitte kunagi. Jaa, täpselt, et teeme seda siis nüüd, et ütleme, et jaa, me oleme tehnoloogiariik, aga on tehnoloogiariik, sest me nagu kasutame tehnoloogiat kõige mõistlikumat. Ja et meil on need, et me saame aru, et meil on üldse see oht. Ja tõesti see, nagu jutust kuulda ka, et see tõesti nagu tekitab must väga tugevaid emotsioone. Mitte ainult sinus. See on hea, muidu ma tunneks ennast imelikult. Ja siis ma seetõttu paningi need asjad ka kirja, et uues raamatus Aju vabadus, ma olen nagu üritanud neid stsenaariumeid natukene lahti mõtestada ja just, et nagu targad inimesed Eestis saaksid vaadata ja saaksid aru, et meil on tegelikult nagu 2 erinevat teed. Ja praegu me oleme minu arvates selle lollusajajoonel, aga meil on võimalik koos, aga ainult koos nagu valida see teine trajektoor. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla lõppu hea, et mul tekiski mõte, et esiteks on see, et tegelikult saab tehisaru tulemusena, kui seda kasutada õigesti, see sama tuutordamine näiteks tegelikult võiks võimestada meil kogu koolisüsteemi väga targalt. Et kui me saame tõesti niimoodi, et see on see mõte. Tegelikult meil on ju kogu aeg haridussüsteemi mõte olnud, et igale lapsele individuaalne lähenemine. Praktikas 1 õpetaja 20 last, täis individuaalne lähenemine on, õpetajad poovad ennast üles. See on võimatu, see aega ei ole nii palju. Et kui sinna saaks selle nagu intelligentse mehhanismi juurde, mis aitab seda iga ühe individuaalset arengut, mitte ei tee tema eest ära, vaid suunab seda individuaalset arengut, siis see võib tekitada olukorra, kus meil tõesti tulevad väga targad lapsed, meil tulevad väga nagu mõtlemisvõimelised lapsed ja meie nagu produktiivsus läheb nagu kordades üles. Ma olen kuulnud, et kuni 10 korda võib tehisaru kasutamisega nagu produktiivsus suurendada. Ma täitsa usun seda, sellepärast, et kui sa ei pea tegelema mingi tuima lollitööga, vaid saad teha seda tarka tööd ja lasta tehisarule ära teha see tuim lolltöö, siis väga fantastiline, see on see klassikaline meem, et ma tahtsin, et tehisaru teeks minu eest ära nagu nõude pesemise ja mingid asjad ja mina saaksin rahulikult chillida ja maalida pilte, täna on vastupidi, tehisaru maalib pilte ja mina pesen neid kuradi nõusid, aga teine äärmus, mis tuleks minu meelest ka ära tunnistada, me ei saa ainult sellest ühest poolest rääkida, teine äärmus on minu meelest väga hea oli see, mis ma enne sul rääksin ka see, üks Facebooki reel, mul on brain rot, kus mees läheb poodi ja poemine ütleb, et tere, kuidas saan teid aidata? Siis ta on natuke ehmunud, võtab taskust ChatGPT. Müüja ütles mulle, et kuidas ma saan siin aidata, mis ma peaks vastama. Siis saab sealt vastada, et tere, mul läheb hästi. Mis tooteid te pakute? Siis müüja on ehmunud, võtab ChatGPT ja ütleb, mul küsiti, mis tooteid me pakume, et mis ma nüüd vastan talle. Et see on natuke nagu see, kus need lihasmassid kõnnivad ringi ilma oma ajuta. See on ajuvabadus. See on ajuvabadus. See on lollus ajajoon, kuhu suunas me võib-olla oleme teel. Just. Vahest võib natuke hirmutada ka, et ühesõnaga, ärme seda. Kas see on üldse hirmutamine või tegelikult nagu, me tõesti liigume. See on see, mida kõik on filmides käsitlenud, need zombiapokalüpsid. See ei ole mingi viirus, mis kõik ei käi ringi ja ei taha ajusid süüa, vaid see ongi tehisintellekt, kui sa seda valesti kasutad. Lähme sinna teise ajajoonda, see, kus me seda kasutame nüüd võimestatult ja teeme 10 korda produktiivsemalt tööd. Ja see on võimalik, see on meie valik ja Eesti on heas positsioonis, me oleme siin eriline riik, me suudame seda teha, aga me peame aru saama, et see ei tule nagu niisama, et me peame tegema teatud õigeid valikuid ja siin nagu ise seda ajajoont endale sillutama. Just. Kuule tänud tulemast, oli emotsionaalne arutelu nagu ikka. Aitäh sulle!